videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios. Siin me olemegi nädala keskpunkt käes. Lööme teise pooleks. No puhkepäevad, kui nad on puhkepäevad, ega neid arvesse ei lähe. Aga hakatuseks taas tänan südamest kõiki, kelle õlgade najal Nõmme raadio veel püsib. No, seisab kaljuna ja nii edasi. Võiks ennast kiita ka pikemalt Nõmme raadiot tähendab, aga et lühidus on vaimukuse hing ja ilustatus kest ning välisehe teen lühidalt. Selle peale muidugi Polonius ütles veel natuke, te poeg on hull. Hull ütlen, sest kui määratleda hullust, mis jääb siis muud kui öelda hull, aga ma ei ütle, kelle kohta see oli igal juhul täna. On stuudios ei keegi muu kui herr doktor Viktor Vassiljev ja kindlasti tahab tema pühendada osa saateaega ei kellelegi muule kui lendavale makaronimonstrile ja teistele Eesti elu mõjutavatele tegelastele. Ja tere, head raadiokuulajad ja podcasti vaatajad. Lühidus, ja see oli Tšehhov, kes ütles, et lühidus on talendi õde, aga keegi, ma ei mäleta, kes ütles selle peale, et lühidus on ka honorari võõrasema. Meil küll siin honorari ei maksta. Jah, aga mis puudutab lendavat makaronimonstrit, ta lendab ikka edasi. Uskumus lendavasse makaronimonstru. See konfessioon ei ole Eestis veel registreeritud. Kuigi ta on täiesti ametlik usund, ametlik konfessioon. Inimesed usuvad sellesse, et kuskil lendab kõrgel taevas spageti kogum, kus on 2 lihapalli ja nende lihapallidega vaatab, mis siis inimesed teevad, eks ole. Eestis on registreeritud mingi paarkümmend erinevat konfessiooni, isegi rastafarid on registreeritud, New Rastafarid vist ei ole veel, lendavat makaronimonstrit võtt ei ole, aga lendava makaronimonstri jüngritel, nendel on selline nagu challenge või väljakutse, nagu eesti keeles öeldakse, et teha endast pilte, kus peas on nende usundile vastav diaehe ja see on makaronisõel. Ja nad üritavad tõestada, et see on nende usundi tunnus, nagu juudjusku inimestel on pigimüts, eks ole, ja nad üritavad saada endale kuskile dokumenti sellise pildi säärase peakattega. Ja 2 inimesel USAs ongi õnnestunud juhi lubadele saada pilt, kus peas on makaronisõel. Nii et lendav makaronimonster on täiesti olemas. Inimesed, pöörake ennast õigele teele, parandage meelt. Midagi peab ju uskuma, kui sa mitte kedagi ja mitte midagi usu, siis usu Nõmme raadiot. Ja, asi seegi. Mul tuli praegu mõte pähe, et vaata siin see Jent Pabjeedö laul hakkab varsti kõlama teispool piiri. Ilus laul, muidu ei ole midagi öelda. Et kas seal on lendav makaron Pavlotski monster? Umbes nii. Makaron Pavlotski, ega seal midagi viga ei ole. Makaronide selle hakkliha saustis. Kõik segamini. Ja nagu teisel pool lompi öeldakse chili con carne. Nii et miks mitte. Aga jah, see on usk, kuigi tolles sõjast on väga palju aega möödas ja no, võib-olla veel mõni väga pikaealine on, kes selles kunagi osales, aga no 80 aastat on juba 45. aastat möödas. Kuid ei ole midagi parata, Venemaal nad on seda usku on seal kultiveeritud põlvkondade vältel ja eks nad siis oma pidu ka peavad. Vaata, see ongi oluline. Ma ei taha muidugi kiita Venemaad, oi ja jumal selle eest ja nii edasi. Aga tõepoolest, sa ütlesid, kui inimene midagi ei usu, siis vaata, et lakkab ta olemast inimene.
midagi peab uskuma ja tõepoolest teine ilmasõda on muutunud religiooniks, tahad sa või ei taha, nii tema on ja ikka kui sellest tuleb juttu, meenub mulle Bruno Traveni ilus raamat Surmalaev, see on vist Meediapangas sisse loetult ka, koos pärast esimest maailmasõda tegevused. Hey Yank, who won the war? Yanki, kes võitis sõja? Ja niimoodi keegi ikka kõrtsus joomase peaga küsis ja ükskõik, mis Yanki vastas, löömaks läks ikka, isegi kui ta midagi ei vastanud. Praegu ka keeratakse titel teist, kolmandat, neljandat, viiendat otsa. Herr Gräsingi on maininud korduvalt, et need asjad ei olnud päris nii, nagu nemad on kirjeldatud. Nõukaajal oli lihtne selge, kes oli hea, kes oli paha. Aga nüüd, vaata, need, kes nõukaajal olid head, need täna enam nagu head olla ei saa. Ja kes nõukaajal olid pahad, need ka enam head olla ei saa ja jänkid nagu oma föderaalreservi ja muude värkidega mängu ei tule. Nii et Eesti positsioonilt on see ikka niimoodi, et teate, rääkige oma kodustest asjadest ja ilmast, võtke viina, rahunege maha. Jah, aga vaata, teine maailmasõda kunagi lõppes ja sellel olid omad tagajärjed, et kellel oli põhjust rõõmustada, kellel kurvastada, et jällegi sakslastel, ka türklastel, nendel ei läinud hästi, eks ole, nemad kaotasid selle sõja, aga isegi Trump tunnistab võidupühad, ütles, et jah, Ameerikas peaks ka pidama seda 8. mail, miks ka mitte, ja kas 8. või 9. No see on samasugune, et kes lööb risti ette ühtepidi, kes lööb risti ette teistpidi, eks ole, õigeusklikud ja katoliiklased, aga mõlemad tunnistavad Kristust ja kolmainsust. Nii et ka Trump tunnistab võidupüha, Den Pobjede või ma ei tea, kuidas ta inglise keeles seda nimetab, aga 8. või 9. me ei tea ju ka täpselt Kristuse sünnipäev, sünniaastat, eks ole, mis kalendri järgi see kunagi oli. Nii et 8. või 9. ajalooliselt lihtsalt, kui kirjutati alla teine kapitulatsiooni akt, neid oli 2 tükki. Esimese kirjutas alla Dönitz, kes tegelikult ei tohtinud esindada Saksamaad, teise kirjutas alla siis marssal Keitel, feldmarssal Keitel. See oli lõplik. Aga kui see kirjutati alla, Berliini järgi oli siis natuke enne südahööd 8. kuupäev, aga Moskvas oli juba tükk aega pärast südahööd ja 9. mai. Nii et 8. või 9. mis seal vahet. Aga see, et venelased tähistavad seda nende usundile vastavat püha, mis see sõimata, see on sama tark, kui sõimata näiteks Ramadani esimest päeva. Mis meil sellega pistmist? Ega, ja see ei ole ka viisakas kõigele lisaks, aga siin tekivad muidugi jälle küsimused. Vaata, esimene maailmasõda oli ju ka, kas seal ka keegi võitis ja võidupüha tähistas? Oli ju veel ilmselt siis Kutuzovi võit Napoleoni üle, kas seda ka tähistati? Minu meelest seal pandi ju mõlemad kutid ühe medali peale, ühed ausambad igale poole, keegi kurat ei saa aru, mis toimus selle Napoleoni sõjakäiguga, kellega õieti siis sõditi. Ma arvan, et teise maailmasõja muutumine religiooniks on ikkagi rahva hullutamise üks vorm. Jah, aga kuna see on viimane nagu suur sõda, eks ole, mis maailmas oli, siis see nagu lööb teised sõjad kõik üle, sest kunagi oli 70-aastane sõda ja 30-aastane sõda, punase-valge roosi sõda, mida 100-aastane, jaa, muidugi. Aga see oli viimane sõda, jah. Aga näiteks, mis päeval lõppes esimene maailmasõda, palun vabandust,
küsimus, see on mälumängu küsimus, minu mälu seda kinni ei pea, nii et mina ei oska vastata, mis päeval peaks tähistama esimese maailmasõja lõppu. Ma annaksin kuulajatele vihje, et see timmiti ka numbrite järgi. Jaa, numbrite järgi ja see oli Versailles leping, eks ole, mis selle alla kirjutati, millel olid ka omad tagajärjed, aga mis kuupäev see oli, mina ei tea. Algas küll, kui mingi pool hull Serbia tudeng Gavrilo Princip laskis maha meie Ferdinandi või nende Ferdinandi, et see Šveiki raamat algabki niimoodi, et nii nad tapsidki meie Ferdinandi, eks ole, kuigi tegelikult Šveiki vahvad seiklused ilma sõjas ei alga mitte sõnadega, nii nad tapsid meie Ferdinandi, vaid ta algab sissejuhatusega ja sissejuhatus algab sõnadega suured ajad nõuavad suuri inimesi. Suured ajad nõuavad suuri inimesi, sest vaadake ringi, väike inimene ei suuda mõelda suuri mõtteid, nii ütles muide väga vinge näitleja Kaarel Karm kunagi. Ja ma kardan, tal oli õigus. Karmilt ütles, kuigi mina arvan, et väike inimene, ta võib ka kuskil kööginurgas istuda ja mõelda väga suuri mõtteid, aga tema suuri mõtteid, kui ta neid TikTokis ei avalda, nendest ei saa keegi teada. Nojah, see on natukene niimoodi demagoogitsev ütlemine sul praegu, aga ega see ei pruugi selle pärast vale olla. Mõni väike inimene, aga me ei saa kunagi sellest teada, mida tema siis nüüd õieti mõtles, kui ta kööginurgas tegi. Tead, aga väike mõte muutub suureks mõtteks alles pärast seda, kui mõttel tekivad tagajärjed. Jumalast õigus, ja nii et keegi suur mees peab roima suure künka otsa ja sealt selle mõtte välja ütlema niimoodi, et rahvas kuuleks ja huluks vaimustusest, siis on mõte suur. Et see, mis üks esimesi akte, mis president Trump alla kirjutas, kui ta teist korda presidendiks sai, oli see, et ta tühistas ära paberist kokteili kõrred. Suur asi. No jah, kuigi me vanakooli mehed, me nagu harjunud üle ääre rüüpame, jah. Ja Stakan Granjon ei ole meile kummalegi võõras. Ei ausalt öeldes häbi üles tunnista, aga teine kord kuskil seltskonnas võtas mingi kokteili, ma võtan sealt kõrre välja, rüüpad üle ääre. Jah, harjunud. Ja, aga eks ole ka nii, et suurte ja tähtsate meeste välja öeldud mõtetes tunned sa tihti peale ära iseenda tunnustamata jäänud ütlemisi. Ei seda küll, aga see väike inimene, kes jällegi kööginurgas või oma lössi tiivani peal istudes telekat vahib, ta kuulab, mida teised inimesed sealt pildikastist räägivad, eks ole, ja siis ta hüüab kaasa, on kaks võimalust, et lollid olete, kõik on lollist, mis te räägite, või ta karjub ka häälega täpselt minu mõtte, tublid mehed. Amikus meus, mis teeb? Homo sapiensist või homo sapiens sapiensist väikese inimese ja mis suure? Ega ta ongi väike inimene, ta on alati väike inimene, sest ta on kariloom tegelikult, aga ta muutub kõigepealt ta võib muutuda enda jaoks suureks, kui tal on mingisugune väike mõte, mis tema väiksesse pähe nagu ära ei mahu, muutub suureks mõtteks tema jaoks ja ta oma arvates ongi väga... Idee fix. Ja ta ongi oma arvates väga suur mõte ja siis ta lähebki muuseas üle tee täiesti vales kohas, eks ole, ta on oma suurt mõtet täis, ei tea, mis ümberringi toimub. Aga kui see inimene on tubli inimene, teeb karjääri, ronibki sinna künk otsa, siis ta võib ka väga väikse mõtte välja öelda, kas nende kõrte kohta, eks ole. Ja see kohe muutub suureks mõtteks, see suur mees suure suuga ja kõva häälega ütles. Vaata, sa praegu puudutasid kaunikesti ohtlikud teemad või ohtlikku või mitte ohtlikku, vandenõuteoreetilist või mitte vandenõuteoreetilist. Meelde tuli muidugi Herr Tammert ja tema õigeks mõistmine suitsiidikontori pidamise ees või kuidas need pealkirjad oli teile, aga kui väikese inimese mõte kodustes tingimustes
muutub suureks ja tema enda silmis samuti. Ma arvan, et siis on tema pereelu põrsas. Ei, jah, sest et kui väikse inimese mõte muutub liiga suureks, hakkab segama elu ja sellega võib juhtuda ka niimoodi, et lihtsalt kui see mõte on ta juba nii suur, et tuppara ei mahu, siis lähedased kutsuvad talle kiirabi, viiaks ära. No ta läheb ju tigedaks. Ja läheb tigedaks kätte, sellepärast, et tema suurt mõtet millegipärast perekonnaliikmed ei aktsepteeri. Ikka teeb tigedaks. Aga mis mind puudutab, ma ei mäleta, võib-olla meeldesegaduses olen ma kunagi öelnud, et mul on mingi suur või geniaalne mõte. Tavaliselt ma ütlen, et see, mida ma mõtlen, on minu mõte. On minu mõte. Meeldib teile või ei meeldi, see on juba teie teha, aga kui te olete ära kuulanud, juba seegi on mulle hää. Jälle ohtlik teema, no seda peaks näppima kohe, ma siin esitasin vandenõuteooria, et see tehisaru või kuda teda kutsutakse, et selle kasutamine on kahtlane, sest ta ei ole loominguline, ta ei hinda, ta võtab keskmise. See tähendab, et ta annab sulle vastuse, mida on konsulteeritud geeniuste, poliitikute, vandenõuteoreetikute, lamemaalastega. Ja ka lollidega. Lolluse 5 seadus käib siia juurde ja siis ta annab sulle selle ette sellega nivelleerides ikka allapoole inimkonna teadmisi ja see on ohtlik. Ja, sest teda nimetatakse küll kunstintellektiks, kunstmõistuseks, ei ole ta lihtsalt suur arvutusmasin. Intellekti pole seal kopka ees. Ei ole, aga see on tohutu kiire arvutamisvõime. Nii et kui sa esitad talle mingi lihtsa küsimuse, eks ole, ükskõik mille kohta, tema sekundi murdosa vältel korjab internetist üles absoluutselt kõik, mis on selle kohta, eks ole, ja arvutab välja, mis on keskmine. Ja selle sulle annabki. Ja annabki sulle tõestuse, veenva tõestuse, et lendav makaroni monster tuleb 2026. aasta 7. jaanuaril kell 8. Ja vaidle kuradiga. Siin on muidugi nüanss. Nüanss on see, et herr doktor Viktor Vassiljev on elanud siin ilmas kuradi kaua ja õppinud kuradi palju, lugenud ilukirjandust ilmselt palju, rääkinud igasuguste inimestega palju ja see annab herr doktor Viktor Vassiljevile tapva eelise tänaste 20-aastaste ees, kes ilmselt usuvad seda lendavat tehisintellekti, lendava tehishullusega. Jah, ausalt öeldes ma konsulteerin vahetevahel tehisintellektiga, aga ma kasutan seda kui tööriista. Et kui mul on vaja mingisugust andmeid, eks ole, mul tunduvalt lihtsam küsida tehisintellekti käest, kui hakata ise kogu internetti läbi lappama. Aga targaks ma teda ei pea. Ta on väga kiire arvutusmasin. Samamoodi, kui ma kirjutan mingit artiklikesi, eks ole, ma ei kirjuta Hane Sulega pärgamendile, eks ole. Ma trükin arvutiga. Mida kiirem ja võimsam arvuti, seda mugavam on sellega tööd teha. Ja sama on ka tehisintellektiga, ta lõppkokkuvõttes ongi kiire ja tõhus tööriist, aga võt igasugune tööriist, seda peab oskama käsitseda, sest kõige lihtsam tööriist on kirves, eks ole. Kirvega võib ehitada majakökatsi, aga kirvega võib ka naabrimehe ära tappa. Nii et kõik sõltub sellest, kuidas inimene riista kasutab. Kuigi seadus ütleb, et kirvega ei või naabrimeest ära tappa, keegi ei usu seda. Keegi ei usu nii kaua, kuni pole ise proovinud on ja. Jah, siin muidugi, vaata see konstruktori värk, selle kohta ütles aastakümnete eest herr Joel Sang. No me rääkisime luuletustest kui niškestest valmidest ja kaasaegsest luulest pisteliselt, mis mina sest jagan. Tema ikkagi kirjandusega tegelenud ja tema ikka jagas ja ta ütles umbes nii, et vaat Peiti Alver, no mis mina olen tavaline konstruktor, ma konstrueerin oma luuletusi. Kas tal nüüd õigus oli või mitte?
aga temagi pakkis luuletuste sisse väga ilusaid kujundeid, mida tol hallil ajal osati lugedes märgata ja kuulateski ära tunda, aga kas ka täna? Ma kardan, et tänaseks on praktiliselt hääbunud see kõrge kunst lugeda ridade vahelt, sest tol hallil või punasel nõuka ajal isegi ajalehte loeti ridade vahelt ja sealt võis päris huvitavat välja lugeda. Ja ega siis kõiki haritud inimesi ka Siberisse saadetud, mõned oskasid säilitada oma ametiposti ja väga ilusate vihjetega juhtida tähelepanu ühele, teisele, kolmandale asjale, ise tehes nägu, et ega nad siis nüüd teadnudki, mis nad ütlesid. See oli väga... Aga iga luuletaja on konstruktor, ta konstrueerib midagi suured, ma ei tea, geniaalsed seal veel Puškin, eks ole. Ja ta kirjutab oma luuletuse mingil määral intuitiivselt, ta paneb sinna oma hinge seisundi, aga selleks, et sõna lõpud, riimid, asjad, värgid, rütmid oleksid paigas, ta tegeleb konstrueerimisega. Ilma konstrueerimiseta sa ilusat luuletust ei kirjuta. See on jälle üks asi, mis on... mõnele antud, mõnele mitte. Mõni oskab luuletust, no minu pärast kas või 1, 2, 3, 4 rütmis kirjutada, nii et ta selle peale ei pea mõtlema. Aga mõni teine, põrutab nagu, ma ei saa öelda, nagu Jumal juhatab, Jumal siukest asja ei juhata. Lendab makaroni monster juhatab seda, mida meie Jumal ei juhata. Aga tolleaegsed luuletajad, Joel Sang, eks ole, mulle meeldis väga tollest luuletajate pundis Johnny B. Isotam. Ja tema statistiline näiteks on võrratu luuletus, kus ta loeb üles, mida iga teine on valmis sind reetma, iga 3. ära tapma, iga 5. julmalt tapma ja umbes niimoodi see oli. Või kas või veel pole kadunud kõik. Ja, siis Keldri kakand, see oli ka minu meelest Johnny B. Isotam. Keldri kakand, tore kakand, keldris söönd ja keldris kakand, kõik, mis kehtib keldri õhus, kehtib ka ta peas ja kõhus, ta ei ole ise hakanud, ta on lihtsalt keldri kakand. Ja põrandaalused tulid meelde. Vaata, siin on veel üks. Sa ütlesid selle paha ja koleda inimese nime välja vist esimesena täna. Ma pean silmas Puškinit, kelle ausambad tuleks ka vist... vaadata, kui kuskil on, siis maha võtta, ma ei tea, kooliõpikut, hea küll see selleks, aga Venemaal oli veel üks tegelane, teda puudutati siis, kui ma olin suhteliselt algklassides ja Moskvas vist on tänaseni tema nimeline ülikool, ma pean silmas Lomonossovit, kes tegeles imeasjadega, kes rehkendas välja veeuputuste arvud, mis on teatud piirkondi tabanud ja nii edasi. Mida sina Lomonossovist tead? Ei, ma tean seda, et ta oli universaalne teadlane, nagu tol ajal üldiselt kombeks oli, sest üks korralik teadma mees, ta pidi teadma mingil määral meditsiini, mingil määral astronoomiat, mingil määral matemaatikat teadis ta väga hästi. Nii et Venemaa on suur maa ja vene rahvas on tohutu suur rahvas, eks ole, mida rohkem inimesi koos, seda rohkem on seal lolli, aga seda rohkem on seal ka geniaalseid inimesi, teadlasi, kirjanikke, miks mitte. Et nagu Venemaa kiitmine praegu ei ole poliitiliselt korrektne, eks ole, aga vene kultuur on täiesti olemas, vene teadlased on olemas ja mis siis maha salata. Jah, muidugi... Lomonossov Putini eest ei vastuta. Seda kindlasti küll, aga vaata, siin on jälle see 2-3% seadus,
kui palju on lolle, samas kui palju on tarkasid, kumba poolt me näha tahame, kas me tunnistame, et meil on samamoodi või ei, meil küll niimoodi ei ole. Protsentuaalselt on küll, sellepärast, et geniaalsete inimeste protsent või lollide protsent on ühiskonnas konstantne, nii et olgu väike rahvas või olgu suur rahvas, protsentuaalselt ikka 7% loll, eks ole, palju on geeniusi, ma ei tea. Lihtsalt Eestis on lolli arvuliselt absoluutarvudes vähem kui Venemaal. Hurraa, Venemaal on rohkem lolle. Jah, ja siis vaata veel tuleb meelde Parkinsoni seadus, mida Eesti televisioonis esitas Ants Lauter, kusjuures iga kord, iga saate ees, enne kui ta läks põhiteksti juurde, oli tal üks A4 täis, mille ta luges ette ja mis ütles, et see Parkinsoni seadus on paha ja kole, aga ta kehtib koledates, roiskuvates kapitalistlikes riikides. Ja mida rohkem ta seda luges, seda enam. No ma olin siis ikka, no ma ei tea, kas ma esimeses klassis juba käisin, aga sai mullegi selgeks, et kui ta seda nii rõhutab, siis ilmselt käib see meie igapäevaelu kohta. No meie sinuga mäletame hästi nõukaaega ja oli ka ilmselgelt ära tuntav, et vastavalt Parkinsoni seadusele mööda parteiliini ikkagi kogunesid uskumatult lollid inimesed ikka päris kõrgele. Parkinsoni seadus kehtis. No ta kehtib siiamaani, kuhu ta kaob. Piiteri printsiip kehtib siiamaani, kuhu ta kaob, sest vaata, aitab sellest, kui ühele ministrile pannakse üks nõunik juurde, see tõestab veenvalt, et see minister ei jaganud isegi oma 2 nõunikuga suurt midagi, on vaja veel ühte juurde, et ehk siis hakkab midagi taipama. No jah, seda küll. Kunagi ammu vanasti arvati, et nõunik, nõuandja, see peab olema ikkagi vastavalt elukogemustega ja vastaval erialal väga kompetentne inimene, ehk siis mitte noor inimene, vaid ikka siin maailmas elanud inimene. Aga tänapäeval nõunik on ikkagi kuskil nii paarikümne aastane, 22–25 on kõige sobivam iga talle, eks ole, kes peab siis andma väga tarka ja väga kompetentset nõu, väga targale, väga kompetentsele inimesele, ministrile. Aga me oleme ju valinud parimad pojad ja mõned tütredki end juhtima, sest nemad on seda väärt, aga kuidagi tead, selle 30 aastaga me oleme jõudnud siukesse kohta, et ma ei oska seda eriti kirjeldada ja mis ma kirun teisi inimesi, mine sa tea, mis hull ma ise selle koha peal oleksin. Tõesti, olgu makaronimonster tänatud, et ma sinna pole sattunud. Jah, mis see makaronimonster hullem on kui ükskõik millise erakonna peakontor. Aga jah, kui me nüüd võtaksime selle suitsiidikontori, nii nagu teda nimetatakse, õigeks mõistmise riigi kohtus. Ma tean, sa ütled, et inimelu on püha, aga no ma tunnistan siin avalikult, et eile mul oli 3 sellist, mitte just eriti pikka, aga siiski inimese jaoks liiga pikka, no võib-olla minutilist või veidi pikematki valuhoogu, mis pani mul lausa vinguma ja ma ei kujuta ette, miks peaks inimene selliste valudega tahtma edasi elada, ennast teostada. No ma ei tea, mis järgmine pension kätte saada või kui eestlane või muul viisil. Ei, ma usun, sa mõtlesid ikka selle peale, et olgu see valu ükskõik kui suur ja tugev ja välja kannatamatult raske, aga tänane saade peab toimuma. Seda muidugi kahju, kui niisuguse asja pärast ära jääb, kuigi on jäänud
ja olen tegelikult mõne saate teinud vähem kui pooleminutiliste lõikude kaupa, aga vaata selle tõve nimi soome keeles rahvakeelselt öeldes on itsemurhantaudi. Ja, aga sa mõtle selle peale, et kui mõni sinu saade on ära jäänud, kui palju inimesi üle kogu Eesti ja mitte ainult üle Eesti on kohe hakanud sulle soovima head käekäiku ja kõva tervist. Ei, kõigepealt on pikk paus, siis kõige andekam kommentaar ära jäänud saadete kohta oli sel aastal, et kurat, me pidime see juba kohtusse kaebama. See oli siuke rõõmus. Aga vaata, jah, see härrase mees, kes siis mõtles välja enesetapu aparaadi, eks ole. Kohtuasi käis ju selle kohta, et kas ta osutas keelatud tervishoiuteenust või mitte. Ja kohus otsustas täiesti õigesti, et tervishoiuteenus see ei olnud mitte. Aga ma usun, et seal mingid kohtuasjad veel jätkuvad selles küsimus. Kui üritada nüüd inimest süüdi mõista selles, et tema ehitas aparaadi, millega keegi teine võib oma eluküünla kustutada või mitte kustutada, nuppu vajutada või nuppu mitte vajutada. Kui ta oleks nüüd süüdi mõistetud täna, siis oleks asi muutunud väga ohtlikuks, sest järgmisena oleks pidanud süüdi mõistma kellegi peainseneri, kes ehitas kõrge silla, kus võib alla hüpata, siis need ehitusmehed, kes ehitasid majale 9. korruse, kus võib ka enesetapu mõtetega alla hüpata, nii et see oleks loonud ääretult ohtliku pretsedendi. Ükskõik missuguse riistaga võib ju inimene ennast ära tappa ja selle riista ehitaja, müüja, kes iganes sellega tegelenud, võib ju süüdi mõista selles, et andis inimesele kätte mingisuguse värgi, riista, millega see inimene oma eluküünla ära kustutas. Jah, muidugi see niisugune kontor, see ei ole kuigi originaalne mõte, sest selle teemaline film, mul oli õnn ja rõõm seda näha aastakümnete eest, muidugi Soome televisioonis, kuidas ka üks tegelane tegi midagi taolist, inimesed istusid, võtsid süstla nupud kätte ja siis ta pani mängima konkreetse laulu prantsusekeelse originaaliga, aga selle variandi, mis üks Austraalia Terry, ei tule meelde, kuulsaks laulis. Nii, ja mis edasi sai? Ja siis nad vajutasid ja laul mängis, et goodbye my friend, goodbye my dear või midagi taolist. Goodbye my friend, it's hard to die. Jah, aga kas neile tõlge ka anti? Nad suridki ilma tõlget lugemata. Ei, need olid sellekeelsed inimesed. No, siis läks küll hästi, jah. Aga mis puudutab seda nuppu või sõstavad, mida iganes. Kui palju inimesi maailmas, ma ei tea, kas nad iga päev, võib-olla isegi iga päev, ennast maha lasevad, püstoliga lasevad ennast maha. Ja ma ei ole kuulnud, et kordki oleks relvapoe omanik selle eest süüdi mõistetud, aga relvapoe omanik selle püstoli ju müüs. Nii tema on ja siin me oleme vist sinuga arutanud ka seda, et on autojuhiluba ja on relvaluba ja kui autojuhiloaga tekivad ikkagi õnnetused siin ja seal ja ilma loata ka ja keegi ajab auto ära ja nii edasi, siis kui igal matsil oleks relvaluba, siis olukord oleks ju põhimõtteliselt sama, vähemalt selle, et 7% lollisid ei tea, kui palju tarkasid ja ülejäänud hallmass, need, kes peavad ennast väikeseks inimeseks ja nendegi hulgas juhtub, vaata, see inimloomus on, tahad või ei taha, aga ideaaliga võrreldes ikka üks perversne tükk. On ikka küll, jah. Ja kui keegi ikka tahab oma naabrimehe maha lüüa, eks ole,
no küll ta leiab võimaluse seda teha ka ilma tulirelvata, mis tulirelva puudutab. Autoga. Autoga või kirvega, mis seal lähed. Aga näiteks USA-s seal saab iga kodanik osta lihtsama siukse paugute kas või nurgapealsest poest ja selleks pole midagi muud, kui näitab isikut tõestavat dokumenti ja saabki kätte. Nii et seal on kõigil praktiliselt võimalus endale relv hankida ilma erilise paberi määrimiseta. Ja ameeriklased siiamaani ei ole veel 11 Viimseni maha nottinud. Viimseni ei ole kohe kindlasti. Jah, et seal natuke rohkem võib-olla paugutamist on, aga midagi hullu ei toimu. No jah. Ja see suitsiidikontor, no võta sa nüüd kinni. Siin on igal juhul Riigikohtu esindajate nahas ma ei oleks tahtnud olla küll, sest väga rumal on kaotada, olles vastuolus ka veel oma põhimõtetega. Ei taha. Ja seda küll, aga kohtunik jällegi tema lähtub seadustest ja tema siis otsib igalt poolt igasugust seadussätted välja, mis selle asja kohta käivad ja siis ehitab mingi juriidilise konstruktsiooni, lülitab välja oma südametunnistuse, eks ole, otsustab seaduse järgi, nii nagu ta need seadused kirja pani. Ja hiljem võib alati näpuga näidata, et mina ei tea midagi, need seadus on selline. Kes on süüdi? Seadusandja. Vau, need on ju 101, kes selle seaduse vastu võtsid. Nemad ongi süüdi. Võib öelda, et kohtunik õpib, kuni elab või veel kauemgi ja muidugi... Kohtunik õpib, kuni ta kohtu alla antakse. Jah, eks tema kõige suurem oht ole ka lost in translation, sellepärast, et sa pead juriidilist keelt tõlkima endale arusaadavasse keelde, siis võib olla ju veel nii, et sinu kodune keel ei ole eesti keel. Aga igal juhul kõik, kes pärast loevad lehest, eks ole, kohtuotsust ja kommentaare, nemad ei tea sellest juriidilist keelest mitte midagi, ei saa mitte mõhkugi aru. Nende jaoks tuleb see tõlkida inimeste keelde. Ja kes tõlgib? Ajakirjanik loomulikult. Ajakirjanik vastavalt maitsele ja fantaasiale. Ei, tema tõlgib ajakirjaniku keelde, nii nagu tema asjast aru saab. No ja siin on ka, vaata, kas see Herr Tammert oleks saanud panna ukse kohale sildi suitsiidikontor. Ei oleks, aga need ajakirjanik tõlkis. Ja see ei olnud mingi kontor, eks ole, kus tähendab iga üks võib tulla sooritada oma väikse suitsiidi ja rahuliku südametunnistusega minna pärast koju tagasi. Andres Raid rääkis siin MTÜ-st, mis jagas õpetaja kutseid. Tuli makstavat nii ja nii palju ja said õpetajaks, nii ja naa palju, said vanem õpetajaks. Meisterõpetaja oli vist 266 eurot. No kui see anti paberi peale, eks ole, see paberil annab ju mida iganes kõike trükkida, ükskõik mis kutse, kas või akadeemik oma, aga samas kunagi müüakse loteriipileteid, eks ole, see on sama värk, kes sulle antakse mingi paberitükk ja kuni loosimisena sa käid õnnelikult ringi ja ainult unistad, et näed, et mis ma selle raha eest ostan mersu ja maja, oma teide saadan minema, võtan endale noore ja elusama, eks ole, ja muud ka unistad, täpselt nii kaua, kuni tuleb loosimise päev kätte. Jah, kuni see tuleb ja siis on nii nagu tema on, kohe ausalt ja alasti. Jah, aga on ju niimoodi, et tegelikult see on äri, eks ole, millega tahab ju tulu teenida loteriipiletit väljaandja ja müüa. Nii et tema võidab, maja võidab alati. Maja võidab alati, kus juures, vaata see e-valimisi me kirume, aga e-loosimisi ei ole nagu... Jah, no nii ta paraku on, eks need valimised ole ka mingil määral loosimine. Kõik on mingil määral loosimine. Üks tuttav jurist ütles mulle, et see kohtus käimine, see on ka paras loterii. Jaa, aga selleks ongi 3 kohtuastet, eks ole, jah.
ei no sa võid nüüd tõripeleti ka osta, sa ostad selle kõigepealt odavama, mis saab kohe kraapida, eks ole, siis ei võida, siis sa ostad mingi, mis on nädala pärast ja siis ostad selle kõige kallima, kus on 6 aja pärast loosimine. Nii et valimistega sama lugu, jah. Jah, vaata, no on küll, aga siin selle kohtu küsimuses me oleme seda teemat niimoodi natuke puutunud. Miks peab olema nii põhjalik regulatsioon, kui no vaata, ideaal võiks olla, kui see taanduks kõik maksimaalselt 10 punkti peale. Need said kunagi Moosesele antud ja inimesed on kõik selle 10 punkti rõõmsalt alati rikkunud 6. käsku eriti. No 6. võta 4, võta ükskõik milline. Kõike tuleb nagu mingisuguse järgmise seadusega üle reguleerida, sest ilmselt on pahasti koduse kasvatuse ja südametunnistusega, mis ei ole kasvama hakanud. Täpselt nii ongi, aga seda südametunnistust annab kodus kasvatada ainult vanemate tõekspidamiste najal, eks ole. Nad kasvatavad ise enda järgi oma lapsukest, kui nad kasvatavad. Aga kui nad ei kasvata, no siis lapsuke kasvabki nagu metsik võsa kuskil metsa vahel. No jaa, aga see ei pruugi olla üldse halb, sellepärast, et need vanemad võivad olla ka niimoodi kasvatatud, et oi ja jumal, et nad üldse lapse said, ei oleks tohtinud. Aga me oleme ka näinud, et väga tarkadel haritud inimestel, akadeemikutel, kes iganes, laps läheb pätiks kätte, pandakse vangimajja istuma, nii et kõik juhtub. Kui me loeme ajalooraamatuid, siis me näeme ka vastupidiseid näiteid, et lapsuke laskis õigel ajal kodunt jalga ja sai... Sa räägid Lomonossovist. No jah. Nii tema ka oligi, et tema vanemad olid mingist hästi vaesed inimesed, ta laskis kodust jalga ja sai kooli sisse, mida iganes näed, Lomonossov. Muidugi tead, need kangelaste elulood, need on... Need on omamoodi muinasjutt. Aga tulles tagasi seaduste juurde, et miks neid nii palju regulatsiooni on regulatsioone, mis reguleerivad regulatsiooni niimoodi, et nad oleks ainult ühtepidi mõistetavad ja laotakse üks regulatsioon teise otsa, siis see seadus saabki olema nagu post. Nagu ilmatu kõrge post, kui me tahame veel rohkem reguleerida, siis on võimas post kuni taevani välja ja siis ongi niimoodi, et sellest postist ehk sellest seadusest sa üle ei hüppa mitte kuidagi, aga lähed lihtsalt ümber. Ja, niimoodi ta on ja vaata, siin algab ju viga. Kuidas seda nüüd öelda, kas ma ei saa kasutada siin sõna emakeel. Ma peaksin kasutama sõna, riigikeel, mis peaks olema piisavalt konstantne ja selge ja arusaadav, kõigile üheselt mõistetav, et vaata, ega ma ei lõhkunud akent, ma purustasin selle või vastupidi ja tuledki puhtalt välja, sest süüdistatakse lõhkumises, aga sina ju purustasid. No vaat need ongi, riigikeel ei ole mõistetav, sellepärast, et riigikeeles on sellised sõnad nagu taristud ja tuugenid ja igaüks seda ei mõista. Emakeel on ikka see keel, milles ema sinuga rääkis, et sa iga poist pead putru sööma, eks ole, lusikat õiget pidi käes hoidma. Emakeel on mõistetav, riigikeel alati mõistetav ei ole. Aga ta ei peagi võib-olla alati mõistetav olema sellepärast, et näiteks kriminaalkoodeks või mingi seaduste kogu, eks ole, sa pole seda lugenudki, aga loed läbi nagunii aru ei saa, aga ta on olemas ja sa pead seda täitma. No mul oli õnn ja rõõm kriminaalkoodeksit ja kriminaalprotsessi koodeksit tükk aega huviga lugeda. Mul oli kauges nooruses parasjagu niisugune asi kaela peal, et tekkis kohe huvi ja lugesingi kohe hoolega. Tead, nõukaajal mina seda, ma lugesin läbi tõesti paragrahvid 14, 15, 16 ja 17.
mis need olid? 15 oli seks alaealistega, 16 oli Ei, vägistamine. pane nüüd 100 ette. Ei, muidugi, sa just täpselt teame, näed, enam Paragrahv 100 oli tahtlik 115, tapmine. 116, 117, ei tahtlik tapmine, mind ei huvitanud, 115 oli seks alaealistega, 116 oli vägistamine, 117 oli pederastia. 118 oli eestikeelses koodeksis pederastia. Võtame selle välja ja vaatame, jah. Jah, no see vana väike raamat kopikaid maksis, aga igaüks võis jaa, väike raamatuk oli, jah. kasutada oma tegude planeerimise. Kuule, ma võisin paragrahviga eksida ka, sellepärast, et reaalselt nagu huvi asja vastu mul ei olnud, aga ausalt öeldes me nagu sõpradega õllekas seda lugesime tõesti, jah. Nii et seal võis mingi õlle plekk peale kukkuda paragrahvile. Võis küll, vaata see ongi just see, et 100 oli tahtlik tapmine, siis oli tahtlik tapmine raskendavatel asjaoludel. No tead, kui sa tahad tappa, no hea küll. Aga poliitilised paragrahvid, nad olid eespool ikka 57, 58, millest Siberisse saadeti. Jah, nii tema oli. Nüüd ma ei tea, mida kuulajad, vaatajad meist mõtlevad, aga no midagi nad kindlasti mõtlevad. Samas, kui meil praegu peaks olema niisuguseid teoseid, kus inimene saab välja lugeda igasuguseid seadusi, no loomulikult on karistusseadustik kenasti kättesaadav läbi Riigi Teataja selles samuses internetis, sealt võib lugeda huvitavaid asju. Ma arvan, et neid asju võiks ja peaks teadma lihtsalt selleks, vaata, jalakäija on jalakäija. Nende hulgas on palju selliseid, kellel ei ole autojuhi luba ja kes arvavad, et autol ei ole inertsi ja kes ei tea, et tänavale astudes ülekäigu koha peal ka oleks hea vaadata vasakule, mitte paremale või maha. Ja üldse selliseid nüansse. Oleks hea, kui põhikooli lõpus lapsukesed kõik istuksid korraks sellesse automoodi masinasse, mis teeb tiiru ümber iseenda, kui nad prooviksid äkkpidurdamise tunnet ja muud taolist. Mu meelest see on meie hariduses üks ränk defitsiit. Jah, teine ränk defitsiit on see, et kindlasti me peaks kuskil kooli lõpuklassides, ma arvan, kuskil 12-aastaselt peaks õppima liikluse teooriat, sellepärast, et need lapsukesed, nad võivad vabalt võtta tõukeratta, eks ole, elektrimopeedi, mille iganes mingisuguse riista, mida on laialt igal pool saadaval ja kihutavadki otse liiklusesse. Nii et ilma, et neil oleks mingi tõrna haimugi, kuidas see liiklus peaks toimuma ja toimima. Siin ma vaatasin hiljuti klippi, mille alla oli kirjutatud, et no see oli muidugi võõras keeles, ma isegi ei mäleta, mis keeles see oli igal juhul, et vaat sellepärast tahetakse Sillamäel ära keelata tõuksid ja tegelikult Gonsiori risti peal sõitis Jeekim tõuksiga otse auto ette, tegi 5-6 meetrise lennu. Muidugi hakkas esimese hooga ennast püsti ajama. Tavaliselt on nii, et kui sa paugu saad, siis alguses sa arvad, et midagi ei juhtunudki, aga siis selgub, et juhtus ikka küll. Kuidas see asi lahenes, ma ei tea. Kas see on ehtne? Ka seda ma ei tea. Jaa, aga ta võis olla. Ta võis olla. See on üsna tõenäoline, aga ikkagi veel kord koolis peab lapsukestele ikkagi põhitõed selgeks õpetama, mis on parema käe reegel, eks ole, mis on peatee, kõrvaltee ja nii edasi, et nad ikkagi kas või midagi ei teaksid, mitte ainult seda, et mina olen vinge kutt, mul on elektritõuks, eks ole, teie seal mingite autokökatsitega tõmmake eemale, mina sõidan. No nad ei oska hinnata kaugust ja kiirust, see on ka kusjuures. Üks boksitreener rääkis mulle, et
noored ei taju enam kaugust, sest nende maailm on siin kahemõõtmeline. Nad ei oskagi lüüa. Ja seda küll ja ta läheb seal üle tänava, Nina on Moblastraat on kõrvas, eks ole, pärast seda, kui ta jääb trammi alla, siis ta seletab, aga Moblas ju trammi ei olnud. Ei olnud jah. No muidugi see Gonsiori tänava risti peal, seal oli üks kahtlane moment, mis pani mu mõtlema. Ta sõitis auto ette ja lendas täpselt auto määratud suunas. Ta oleks võinud natukene kõrvale kalduda oma inertsi arvelt, aga no iial ei tea. Kusjuures eile lugesin mina Delfist, et järjest rohkem tuleb võltsinguid meie ette, igasuguseid, nendest ma olen rääkinud siin saates ja mujalgi, et mingisugune kohutav tapmine ja nii nagu Delfigi näide ja lõpp on, et osta bitcoine. Ja seda küll, need on deepfake'id nii-öelda, eks ole, võtakse keegi inimene, mina näiteks, pannakse siis arvutiprogrammiga tal suu liikuma, eks ole, ja kleebitakse juurde tekste, mille siis sama tehisaru sätib ka niimoodi, et tekst vastab suu liikumisele ja mida iganes võib. Nii et ka minuga on korraldatud kahjuks, ma ei oska sinna midagi parata, aga on korraldatud sellist asja, on mingi klipp, eks ole, kus doktor Viktor Vassiljev reklaamib mingisugust möksi, eks ole, mis peab ravima kõiki haigusi, mis algavad S-tähega alates skleroosist lõpetades süüfilisega, eks ole. Ja ainuke asi, mille järgi tunneb ära, et tegemist on võltsinguga, on see, et doktor Vassiljev, ilus pilt on et doktor Vassiljev, eks ole, räägib väga soravat juttu eesti keeles, aga rõveda soomekeelse aktsendiga, mida mina ei oskas küll järele teha. Nii et ilmselgelt mingid, ma ei tea, kas olid hiinlased, venelased, kes selle kokku panid, eks ole, nad polnud kuulnudki, kuidas eesti keel kõlab, lasid arvutil selle panna, aga arvuti pani selle kokku millegipärast mingi Soome platvormi peal. No jah, que bono, follow the money ja nii edasi. Kaovad follow, tähendab, seda asja jälitada ei ole võimalik, sellepärast, et jäljed kaovad mingid võltsitud interneti aadressite kaudu ära ja kõik on. Seda ei saa isegi, kui sa lingi kopeerid, sa ei saa seda uuesti avatud. See on nii enamalt jaolt ühekordse vaatamisega ja seal venekeelne klipp, mis tõmbas minu tähelepanu endale, oli see, kuidas üks ema näitab klippi, kus tema seletab oma pojale, et tead, pojakene, mu oma telefon on tühi, ma võtsin sõbra telefoni, ole nüüd hea, mine selle onuga kaasa, onu toob su minu juurde. Ja vaatad seda, ma vaatasin mitu korda selle võltsingu, väidetava võltsingu, kus juures ma ei ole kindel, kas see oli võltsing või ei olnud võltsing või võltsis mamma midagi kokku. Ma vaatasin seda ja tõepoolest see on selline, et ma ei osanud näha võltsingu tunnuseid seal, ei osanud. Ja need tehakse väga peenelt, Nii et kahjuks ka minu tutvusringkonnas on 2 juhtumit olnud, kus inimese häälega tehti kõne, eks ole, mis mängiti maha siis selle inimese emale, kus ta notis, et oi emakene, ma olen sattunud haiglasse, bla, nii edasi ja nüüd see haiglatöötaja tuleb kohe sinna ukse taga, anna ka raha. Ja. Kus juures, vaata, siin on veel see profaanlus, et kui sina oled saanud paugu ja oled haiglas, siis helistab mulle arst, mitte sina. Kui see on tõsine pauk. Tead seda küll, aga jällegi inimene, kellele see asi nagu ette mängiti, eks ole, haritud inimene ja tark inimene, naisterahvas, aga oma laste pärast ta sattus paanikasse ja ta esimene mõte oli, et kus ma nüüd selle raha, eks ole, summa kokku, see oli tema esimene mõte ja alles teine mõte oli see, et kontrolliks järgi, helistaks oma lapsele. Õnneks ta tegi seda. Laps ütles, kõik on korras. See on omaette müstika, aga muidugi tõepoolest. Ja satub paanikasse, isegi haritud ja tark inimene, kui on tegemist lastega, satub paanikasse. Jah. No mille jaoks antakse
ma ei teagi, mis selle dokumendi nimi on, sinna kirjutatakse igal juhul, kellele helistada, kui sinuga midagi juhtub. Jah, seda küll, aga no mis parata, igasugust pettureid on, eks ole, taskuvargeid on ja sinu rahakott võetakse näpata, sul igal pool võetakse nahk üle kõrvale tõmmata, hoia lihtsalt silmad ja kõrvad lahti ja pane aju tööle. Aga ei ole midagi parata, ikka juhtub, ka minult on korra rahakott näpatud, eks ole, ma pärast mõtlesin, ise ma jätsin ta laokile, eks ole, mina selle taskuvaraste või varga nägu, kes selle pihta pani, ma ei saagi teda süüdistada, ta on professionaal, ta elatub sellest, mina, loll, jätsin oma vara laakile, mina olen süüdi. Sina oled süüdi, aga vaatame asja. Tõuseme nüüd lendu selle meie maa-ala kohale ja vaatame, kes lõi tingimused selleks, et tema on päite, no meie mõistes, et tema peab elatuma vargustest. Kust see algne stiimul talle tuli, et ei, tööle ma ei lähe, ma hakkan varastama. Kui me oleme sinuga nüüd praegu väga libedale teele ja siin oleks õppinud teoloogia havi, sellepärast, et ma kardan, et me peame näpuga näitama issanda Jumala enda poole, kes oli, Jumal ise oli esimene valetaja, sellepärast, et tema ütles, et ärge sööge vilju sellelt puult, eks ole, kuigi ta ise, ta on ju kõike teadis väga hästi, et nad lähevad ja söövad niikuinii, eks ole. Ja ta lasi Kaini Laabeli tappa, eks ole, kuigi ta pidi ju ette teadma, et Kain tapab Haabeli, eks ole. Ja lõpuks Jumal saatis ju Moosesele selle käsu, millest esimene, minu meelest, ei mitte esimene, aga vist 5 oli, kas 4 või 5, et ära varasta. Ta teadis, et nad hakkavad vargile, aga tema ju lõi inimese selliseks, et inimene vargile hakkas. Ja. No, kus on siis need eeldused? Sul on õigus. Me ei saa sellest süüdistada Reformierakonda ja isegi Saksa natsionaalsotsialistlikku parteid ega kommuniste selles, et inimesed varastavad. Jah, süüdistagem nüüd 4 aasta aega, et meil Ida-Viru on tunnistatud niisuguseks kahtlaseks kohaks, kus need ja teised on vastalised ja vaatavad üle jõe ilmselt suurte ekraanide pealt. Aga hea või halb koht kõik sõltub sellest, mis suunas sa vaatad, sellepärast, et sealt Venemaa poolt vaadates, see on ju Jumala nunnu koht Narva, eks ole. No täpselt meie Venemaa võtab endale, need on ju meie inimesed, nii armsad head. Ja, aga lisa veel sinna, et kiruti Tallinnasse trügivaid Ida-Viru litse, kiruti, et Ida-Virus on tööpuudus, midagi pole teha, et Kreenholmi manufaktuuri kutsus või issand ise ära või umbes nii. Vaata, luuakse ju tingimused ja keegi on hirmsasti vaeva näinud, et need tingimused seal oleksid sellised, nagu nad on. Ma ei tea, kas keegi on selle nimel hirmsasti vaeva näinud, võib-olla vastupidi, keegi on liiga vähe vaeva näinud, et need tingimused ei oleks sellised nagu mõnes parema elu järjega. See on teine grupp juba. See on võib-olla teine grupp, jah, aga igal juhul litsid ei ole selles süüdi. Sest litsid, vargad, oskustöölised ja hiljem ka poliitikud, nad lähevad ikka sinna, kus on elujärg parem, kus on rikas klient, eks ole, kus on rahamass suurem ja sinna nad lähevad. Täpselt nagu kariloomad lähevad sinna, kus on nagu loopsaakam karjamaa. Ja mõne päeva eest, see võis ka eile olla, tuli niisugune kena uudis, et imporditakse Venemaalt 15 tonni pannkooke, sest ega eestlane ise ei oska ju pannkooki teha. Ja Terviseamet või mis asi see oli, see ütleb, et ei, pannkookide peale sanktsioonid ei laiene, neid võib. Nüüd sa ütlesid välja, eks ole, kui Trump juhuslikult kuulas meie saadet, siis paneb Vene pannkookidele sanktsiooni peale. No vaata blintšiki, eks ole, siin võiks ju hakata
keelte peal ka tausta vaatama, mis ridade vahel oleks. Ja, aga no, mingi mõistus peab ka olema, tähendab, ei ole mõtet näiteks, ma ei tea, kirillitsa tähestikku ära keelata või ütle, mis meist teeme Mendelejevi tabeliga? Milleks see? Amikus Mäus, mida tegi Mahatma Gandhi Indias? Me ei osta midagi inglastelt, olgu see kaup või teenus. Ja nii läks. Ja mis me siin Venemaaga jamame, et näiteks 7-sentimeetrised pannkoogid on lubatud, aga 8 on sanktsioonide all. Jällegi tähendab, ei ole mõtet alati kõiki regulatsioone väga peeneks ja väga keeruliseks ajada, sest elu käib ikkagi teatud tasandil, käib elu oma rada, sinna ei ole midagi parata. Nii et ka need lugupeetud Ida-Virumaa, kuidas nüüd öelda, liikuva sotsiaalse tundega naiste rahvad, kes lähevad oma teenust osutama Tallinnasse. Nii kaua, kuni Ida-Virumaa litsikesed lähevad Tallinnasse, on kõik korras. Vaata, hull on lugu siis, kui Tallinna litsikesed lähevad Ida-Virumaale. No see on tead... Ma ei oskagi selle kohta midagi öelda. Ausalt öeldes ei ole spetsialist ega mitte tarbija ega ka mitte teenuse osutaja. Ei ole selle ala spetsialist, aga kes on, kirjutage meile. Rääkige, mis värk on. Jah, sul on õigus. Ja siin tahaks jälle öelda, et muidugi see on natukene teise teemalisest luuletusest. Samas, kui vaadata ridade vahele, sobib see küll, et asja ilman imelise, töötoda kävin mõtlima. Edasi tuleb muidugi ikka isiklikke asju, aga umbes niimoodi see on. Ja, aga muuseas, praktiliselt igal rahval, ma ei tea, kas suahiilidel ja suuludel on kõnekäänd selle kohta, et maailma asjad on imelised. Poola keeles näiteks öeldakse dziwny jest ten świat, mis tähendabki, et see maailm on imeline. Imeline või imelik või kahtlane. Imeline on täiesti erinevad asjad. Jah, on. Aga aitäh, herr doktor Viktor Vassiljev. Ja meie saade ei saanud olema imelik, aga ta on imeline. Imeline ja kummaline ja kohe on sihuke. Olge tänatud, kes vaatasid, kuulasid, toetasid ja meie püha sõda läheb edasi vääramatult kui saatus. Saade on salvestatud 2025. aastal.